tere, Lauri Üks-partner kinnisvarast, abil on Roman. Tere kõigile. Varsti on vastupidi juba, me ei tea. Aga täna räägime teile natukene ostja ja müüja turust. Et kuna me siis skripti ei tee ja räägime suhteliselt vabas vormis, siis sa tead, mis asi on ostjaturg? Ostjaturg. Kus me praegu oleme? Praegu ma näen, et asjad nagu hakkavad veits muutuma. Aga praegu me olime kindlasti müügiturul eelmine aasta, eelmised aastad. Oli pigem ta on müüjate turg. Müüjate turg. Müüjate turg siis tähendab seda, et turul on alati eelise müüjal ja müüja pigem dikteerib hinda. See tulenes siis sellest, et meil oli siin ju koroonakriis, oli meil tarnekriis, tuli veel sõda peale, eks. Ja tulenevalt sellest tekkis siis puudus. Eriti Tallinna defitsiit. Tekib defitsiit, hinnad tõusevad ja müüja saab dikteerida hinda. Et mingi aeg tõesti oli niimoodi, et asjad läksid siin meil 1-2 päevaga, võib-olla 3-4-ga. Aga praegu me oleme siin juunikuus 2022 ja vähemalt pool maailma räägib sellest, et oleme võib-olla mingite muutuste lävel. Et ehk siis me võime olla jõudmas ostjaturgu, mis tähendab siis seda, et ostja hakkab dikteerima hinda. Et miks ta nii võib olla? Vaadake, üks põhjus väga lihtne. Mulle meeldib tuua näidete ikkagi Lasnamäe korterite kohta. Sügisel 2021 maksis 2-toaline kapitaalremonti vaja korter 73 000 eurot. Kevadel samasugune korter oli jõudnud meil 95 000 euro peale. Ja praegu me oleme kuskil 100 000 euro juures. Ma küsin, et kas me siis oleme sügisel 2022 120 juures või? Et joon läheb lõpuni üles. Ja kui me vaatame praegu Euribori, palju ta tõuseb, me ei tea, mis see otsus hakkab olema, aga me ei saa öelda inimestele, et kohe tuleb hull kriis. Aga ma saan öelda seda, et turg tõenäoliselt hakkab normaliseeruma. Et meil on praegu 2 asja, meil on intresside tõus, meil on energiahindade tõus. Ostukorv on 30% kõrgemas. Jah, ja kui me võtame nüüd selle, et mina nägin niisugust statistikat ühest pangast, ma hakkan seda välja ütlema, et 60% eestlasi elavad siis panga statistika järgi peos suhu. Selles mõttes neil ei mitte midagi järgi. Nii, kui me pangalaen tõuseb 500 eurot 700 euro peale, kui meil elektriarve on veel kallim, siis fakt on see, ma ei saa öelda fakt, aga ma usun, et mingid asju hakkab rohkem müüki tulema. See tähendab seda, et tekib turul võib-olla, ma ei saa öelda üleküllus, aga suurem konkurents. Ja suurem konkurents tähendab seda, et need asjad, mis praegu hetkel ei ole eriti läinud, mingid asjad, mille pole kasutuslube või midagi, nemad siis hakkavad, neid on väga keeruline müüa. Et mida sa soovitaksid teha praegu suvel, et inimestel, kes on pikalt müünud, nad tõesti tahavad müüa, mida sa soovitaksid teha? Ei, kui nüansse ma ei tea selles mõttes, aga kui te olete pikalt müünud ja siiamaani teile pole see õnnestunud, ma arvan, siis peab lihtsalt hinda üle vaatama. See on kõige esimene loogiline vastus, mis päev tuleb. Et jah, et võib-olla kui hind on praegu kõrge, siis mina ei loodaks selle peale, et ta sügisel tõuseb. Sest praegu suht tihti tuleb see ette, et sa räägid klientidega ja neil on ikkagi see, et nad vaatavad, mis on toimunud, siis me paneme niimoodi, ootame ja küll me sinna jõuame selle summa juurde, aga praegu ma ei oleks sellest nii kindel. Jah, sest meil ütleme eelmise aasta, kogu see koroonaaeg põhimõtteliselt, meil käis üks langus ära ja on igavene tõustunud, eks. Siin ma olengi saanud tegelikult, ma soovitan klientidele, ma tean, hind tuleb järgi mingi hetk. Aga praegu me võib-olla hakkame soovitama sama asja vastupidi. Kui sul on 100 000 asi, kui see saab reaalsuseks, me ei tea, me eeldame, et see on pool maailma räägib sellest. Ja ma arvan, et seda võetage täitsa õust. Et kui tekib mingi korrektsioon, siis pigem ma soovitan müüa natuke madalamat mingi hetk. Aga see ongi hästi nagu tunnetuse küsimus, mida võib-olla omanikud ise ei tea. Sest kui me iga päev tegeleme siin ostjate ja müüjatega,
meil tuleb iga päev päringuid, me teeme iga päev tehinguid. Ma ei tea, palju me kuus tehinguid teeme? Meie büroos. Ma ei tea, ma ei tea, kas on mingi, kas võib olla äkki 60, 50? Kui me võtame ainult elamast no umbes, no kuni 100. Sõltub kuust on, ütleme, kui me teeme keskmiselt 50-60 tehingut kuus ja meil info liigub pidevalt, siis usku mind, te võite mingi hetk meie poole pöörduda. Me näeme need muutusi nagu ühed esimestest. Kui mitte esimesena, sellepärast, et ka ju Hiina statistika tuleb järgi viitena. Kui mingi suurem muutus tekib, meie siin büroos, ilmselt ka teistes büroos, meil on statistika olemas, me näeme neid asju tegelikult esimesena. Kui tekib müügimõte ja hind ei tea, siis numbrid on olemas, number ka siinpool, Romani oma kuskil siin all jälle. Ma panen jälle. Ma panen valgega siin. Et vaatame jah huviga, et see kõik on veel kord spekulatiivne, aga mingi hetk midagi peab juhtuma. See on nagu, ma olen sinult kuulnud seda ja minu arust on väga hea lause, et me aitame müüa kõige kõrgema reaalse hinnaga. Just, ja see antud olukorras. See ei ole nii, et me nagu, me igal juhul, meie töö on see, et me aitame kliente. Aga see, mis toimub turul, me ei saa kontrollida, me saame ainult lähtuda sellest ja teha need sammud, mis aitavad nagu õiget käike teha. Ja võib-olla samamoodi, et kui meil oligi tegelikult, inimesed ei mäleta neid aega, koroona ja vahel, kõik on saanud oma süstid ära, kõik on juba uue elu peal üle läinud, aga keskmine majamüük normaaltingimustel võttis aega kuskil 6 kuud. Majamüük. Korterimüük võttis aega kuskil 3 kuud. Et ma kindlalt paljud inimesed on ära unustanud, mis asi oli normaalne turg. Et kuidas see nagu toimib. Et praegu on niimoodi, kui meil ikkagi siin 3 nädalal kohe läinud viimasel ajal, siis me hakkame midagi tegema, kuna turg on aktiivsem. Kui turg nii aktiivne pole, ehk tegu on ostjaturuga, siis pigem tasub varuda kannatust, kui tahame kiiremini. Ja me ei tea, kui peaks tekkima langus. Langus on ka enda etapid. Me ei tea, mida ta läheb põhja ja tippu on alati väga raske nagu tabada. Aga pigem me teeme ennetavaid samme. Samamoodi nagu me tegime ennetavaid samme, tegime turu tõusus, me müüsime natuke kõrgemalt. Mingi hetk oleks võib-olla mõistlik müüa, ma ei tea, 100 000 korter äkki 95-ga. Kui me näeme seda enda andmete järgi, et ta võib olla mingi 75. Et selles mõttes, et kindlasti võtke ühendust, kui on müügimõtteid. Aeg on, suvi on ilus, päike hakkab ka paistma mingi hetk. Ei pruugi, aga kuskil riigis kindlasti on. Et nii on ja loodan, et oli huvitav vaatamine. Aitäh teile. Aitäh.